Unibeti softi ülevaade. Teatavasti Unibet lahkus Microgamingust ja 2014 veebruaris avas päris oma uue pokkeritoa uue softiga, mille töötas välja Relax Gaming. Mõneti omanäoline graafika, palju erinevaid avatare, lihtne lobi, pakutakse boonuseid, erinevaid kampaaniaid, missiooni täitmised, kõikvõimalikud saavutused. Ja mis on kõige peamisem siis, et kõiges on üritatud luua võimalikult sõbralikku keskkonda just algajatele, uustulnukatele. Tehtud kõik, et kasutajad ei saaks koguda ning kuvada statistikat vastaste kohta. Kuvada lauas vastaste statse, kasutada abiprogramme nagu Poker Tracker, Hold'em Manager ja teisi sarnaseid programme. Ei ole otseste rakeback'i, kaudse rakeback'ina saab raha läbi erinevate boonuste, kampaaniate ning Unibeti poolt määratud eesmärkide täitmise eest saadud hüved nagu piletid, turniiridele, rahalised auhinnad. Siin üleval on football slot. Vasakul on notification, kõiksugu teated saavutuste kohta, missioonid, antud juhul ühe laua turniire mängida, et võita pileteid, jalgpallislot, kus tuleb vaadata teatav floppe ning saab sloti peal keerutlusi, et võita pileteid, rahalisi auhindu. Bombhunteride elu on tehtud võimalikult raskeks. Et Bombhunter on mängija, kes istub lauda ja tahab, et fish tuleks, ootab fishi. Aga kuna süsteem otsib seal automaatselt laua, siis sellist tegevust enam eriti harrastada ei saa. Lisaks tavalaudadele Hold'emis on Fast Hold'em, kus siis kohe peale foldimist jagatakse sulle uuel laual uus käsi. Rahalauad on 6 maks, ühe laua turniirid on 5 maks või heads up. Avan ühe laua, no limit 4. Laudu saab avada vähemalt 10, võimalik, et rohkem. Nii palju ma olen testinud, kõik toimis kenasti. Laua graafikat saab muuta, kui soovib erineva välimusega lauad. Lisaks saab soovi korral eemaldada avatarid. Enese alijast ja avatari saab muuta, vist lausa 3 korda päevas, kui tahab. Nagu nähes vastaste kohta märkmeid teha ei saa, lauas puudub chati võimalus, ainult dealer chat on, teineteisega lobiseda ei saa. Väga hea, et on olemas 4-värviline kaardipakk, mida ma soovitan kõigil kasutada, sest sedasi on tunduvalt lihtsam teha vahet mastidel. Et üldiselt näib, et tegemist on tõesti hea kohaga, kus algajad võiksid oma kätt proovida pokkeris. Ei ole vaja madistada meeletu regularide armee vastu, kes mängivad statsipõhist ABC pokkerit. Et mängida siis 2 või 4 lauda või kuidas keegi on võimeline, jälgida vastaseid, leida omale sobiv stiil, nautida mängu ning miks mitte teenida kasumit. No ja jutumärkides siis mängin ka paar kätt, selles mõttes, et lõpetan selle ülevaate paari all-inniga. Kindlasti antud video ei õpeta seda, kuidas Hold'emit mängida. Poiss 8 off-suited suurelt blindilt, vaatame, mis saama hakkab. Oho, kõik foldisid, see tavaliselt ei ole just kõige parem märk, aga juhtub ka selliseid asju fissises lauas. 20 off-suited on väga nadi käsi. Jälle foldime ära. Nii, emand 9 suited. All in. Ja mis see Forza Bayern teeb? Mõtleb, ikka veel mõtleb. Ja callis ära. Kas me oleme domineeritud? Domineeritud tähendab siis, et vastasena ütleme S-emandas. Ja flopist olime juba peaaegu surnud.
runnerit palju vaja. Paistab, et Forza Bayern ehmatas ära ootamatu rikkuse peale ja jooksutas oma arvuti kokku. Pole hullu. Juhtub. S9 off-suited. Off-suited tähendab siis, et kaardid on erinevast mastist. Ükskõik milline mitte ässaga käsi koolib, siis on meil ikkagi rohkem kui 30% tõenäosus võita. 5-9 suited on hea, selle käega on võimalik saada mastirida, kui tuleb maha 6-7-8 väärtud. Mis tänki teeb? Tänki tõstab, paneme all in. Ja tänki näitab poisid. Mastitõmme 9 outi, 5 paar ja mast tuli ära. Thank you, tänki. Ja siinkohal ma lõpetan ülevaate ning soovin teile edu laudades. Oli kena.